Ei oska rääkida enää. Aga ma ütlen ära alguse. Ja mina aavasin. Pesupäev. Siit aine kokku, seovastasin, et mul on ju. Ja siis tahangi poltidega kinni. Võtan selle ära, panen veel ainet, pesen maha kõik. Jo siis vaatame, mis teha tuleb. Reedene päev enne järgmist reedet. Siis on Lätis esimene driftiüritus ja ma tahaks täiega seal sõita. Aga mu masin tegelikult ei ole nagu parim ja nüüd olen ma jätnud endale jälle veel justkui 7 päeva aega, et sinna kõik asjad valmis saada. Alustasin siis sellest, et minu arust eelmise aasta viimasel sõidul auto veits purises, kui sõita kuiva ilmaga. See tähendab, et mootor ei käi 100% hästi. Aga miks see nii on, seda ma hetkel veel ei tea. Võtsin maha küünaldelt, ma ei loe välja nagu suurt pahandust küll mitte. Ja mõõdan siis surved ära kõigepealt, et hakkame kõige lihtsamast pihta, et kontrollime, et mootor oleks elus. Ja kui see on olemas, siis vaatame edasi. Mõõtsin surved ära ja tegelikkuses mootori seis on suhteliselt hea. Need on küll veidi erinevad, aga mõõtsin külma mootoriga, rõngavahed on erinevad ja seal on palju muud väikest erinevust ka. Et see mootor ei ole üldse siis mootori teooria klassika enam. Ja esimene silinder oli vist 12, teine oli äkki 14, siis oli 13, siis oli jälle 14, 13 ja 12 äkki oli niimoodi. Või noh, kuidagi nii, mul on paberi peal kirjas igal juhul. See osa on tegelikult normaalne, nii et kui oleks nagu alla 12, see oleks asi halvaks minema, aga ütleme, et sellega võiks saada sõita veel, nii et polegi muud midagi, kui tuleb veits liha keerata ja siis edasi mõelda, mida järgmisena teha, et tegelikult peaks piustid ära stendima igaks juhuks ja ikka veel väikene kere modimine on ka vajalik. Driftika lugu hakkab pihta, see tähendab, et tahaks sõitma minna siis 4 päeva pärast, täna on esmaspäeva õhtu. Reedel võiks olla siis Lätis. Aga mul on siin üks mure, mida ma tükk aega lahendan ja tegelikult ei ole tahtnud ega viitsinud ja soovinud ja nii edasi. Paha, ei viitsi, ei taha, teate küll. Aga nii ei saa, kui tahad midagi hästi teha, siis pead ka vaeva nägema. Ja nüüd on lugu selline, et mul on vaja mordikann tõmmata sirgeks. See on nagu päris keeruline. Ehk siis tõstan auto lae alla, võtan karbi katted ära, tiivad maha ja panen valmis selleks, et auto viia õue, kus mul on üks metallraam. Siis ma saan selle auto sinna külge kinni panna ja siis saan kopaga, ma arvan, tõmmata selle kannu tagasi. Ma keeran kaamera teistpidi, näitan teile, mida ma tagasi tõmbama hakkan. Kann on siit niimoodi veits paindunud, et toru on õige koha peale jäänud, aga probleem, siin on mõlk sees. Ja tegelikult on pea sentimeeter tagapool, meil on vaja tagasi tõmmata. Siuke üritus muudab muidu väga palju kästerit ehk siis järeljooksu ja amordi ülemine ots on vales kohas ja ma ei saa rooli enam hästi tööle. Räägid meile ära, mis toimub või? Lõikan klaasi eest ära. Midagi. Mis teed? Sa ehitad frameworking või? Asi võiks lahti keerutada. Ta paneb selle... Ai! Saatan käis üle. Selle vanuri paneme siia, keevitame kinni ja siis tuleb sul sinna kuuri katusele ja see rohkem ei sõidaks talega. Sinna. Tõstame kopaga sinna kõrval ära, ongi tehtud. Lihtsalt nagu näed, põrnikas hakkab vaikselt läbi eterniidi vajuma ja ju siis vajub ka Bemmeki. Paneme raamiga koos. Ei oska rääkida enää. Aga ma ütlen ära alguse. Ja mina aavasin. See on läbi tegelikult juba, aga Arno ei tea. Sest et ta tuli peale mind siia. Igal juhul kerevenistuspingis on kohe masin kinni. Lihtsalt kui me kunagi proovisime sama asja teha, siis Reinsalu garaažis tuli välja, et mul ei ole enam ühtegi karbi alla tava alles, kust kere kinni võtta. Siis me keevitame selle ja külge kinni. Ja siis tõmmata normaalselt vähemalt.
pole veel nendele tüüpidele öelnud, et me peame 20 liitriga kütusega hakkama saama, sest et meil on diisli pealt töötav kere venituspink. See näeb välja selline. Jep. Ketid, konksaas, rautaraami küljes. Arno ja Silver mõõdavad punkte, ma olen valmis siis kange tõmbama ja siis selle õigesse kohta tõmbama. Kaamera läks ise käima, võtsin telefoni kätte nagu. No, tänu sellele, et kaamera tööle läks, saate väikse kaadri ikkagi. Saime asjad paika, täpselt nii nagu tahtsime, et mõõdulindiga mõõtsime ja tõmbasime ja mõõtsime ja koputasime ja mõõtsime ja koputasime. Kell on juba 0:00 ja lubab homme vihma, nii et see kogu jama, mis see õue toodud on, tuleb ära koristada. Õudne, aga pikka juttu ei tee, nii et pakime need asjad ja vaatame, mis homme saanud on. Inspekteeri enne, kui on hilja. Praegu siin koopas üks toru. Siin auk peaaegu sees. Ühesõnaga, kui ratas on full lockis, tõenäoliselt üles-alla käib niimoodi. Lööb sinna vastu seda kummivallat ja on selle ära kratsinud. Nii et see on väga kord teha. Siis ma leidsin selle otse teega, kuidas paremini see toru teha. Ja nüüd siis passisin siin auto taga ja siis mul on peale seda M-Towni see pill pesemata, nii et suht must on see kõik, seal saad räigelt vihma, aga siin radika nurk üleval. Ka märg, noh, mis märg, tilk on otsas, siis täna on ikkagi neljapäev, mitte nagu reede või laupäev. Ja ma proovin selle asja korda teha siis. No, väike stuts keevitatud, toru veetud. Läheb ilusti termostaati. Enne tuli siit alt. Siit alt me tegime selle aastaid tagasi ja see jäigi nii, aga nüüd tegin uuesti ja teistmoodi. Vadībā. Tā, nu šobrīd mums 12 braucēji aizdījuši kvalifikāciju, tātad precīzi trešdaļa no braucējiem aizdījis savu pirmo kvalifikācijas braucienu, vēl 2 trešdaļas priekšā, un, protams, darīsim visu to vēlreiz. Katram braucējiem, protams, pat 2 iebraucieniem. Yeah, Alvaida coming to the initiation, really nice initiation there. Trying to fill out the outside zone, but not happening 100%. A bit of hesitation. But yeah, it's better to get at least some points on the board in the first run than get a 0. We have seen a few zeros already. And yeah, not risking it, not going all to the all outside the drivers. But he's very close to the wall, Alvaida. Doing a solid job in the end. And yeah, that's over the line. Alvaida should have some points in the back in his first qualifying run. Jā, nu kaut kādiem punktiņiem būtu jābūt, es domāju, Alvaidam. Nebija varbūt perfekts brauciens, bet nu, kaut kas starp līderu un vidējiem rezultātiem varētu šeit mums būt Igaunijā. Tikmēr tālāk mums jau būs lietuvietis Paulijus Petrauskas. No, sa pead minut aega saama. Esimene kvall on tehtud ja 50 punkti. See ongi läbi mõeldud ja kalkuleeritud olukord, see tähendab seda, et mul ei ole tegelikult kolmandat käiku. No, see on alles, aga see undab nii jõhkralt, et ma ei taha seda sisse panna. Nii et sõitsin 4. panin lihtsalt Antilegi sisse, et keegi aitaks minu eest gaasi hoida ja tulin raja lõpuni suht hea tulemus, sest et juba on väga palju nulle. Nii et ootame järgmist ringi ja siis võib veits julgemalt tulla. Oota järgmist ringi sinuga. Kuule,
esiteks minutega tasa olema ja teiseks sa ei saa siin autos olla, kui võitsid. Nii et järgmine ring, proovime paremini. No nii, mis läheb? Nüüd tahaks juua vett. Sa ei joo vett ju, jala käid ikka. Mis asja tüübis? Mingi madis on sees. Vaadake, teatud tulemas ei ole siia jõua. Avariiline auto. Tāpēc izdomāju beigt braukt. Tālāk Ao Vaida. Next one up another Estonian Ao Vaida. Outside line in the first corner. See lots of smoke, a bit of correction. Getting to that outside zone. That looks serious run there by Ao Vaida. Misses out the curb outside zone, unfortunately. But gets close to the wall and has to keep the car there, and he does. Ao Vaida, and then he comes a bit too outside, too inside, but yeah. A bit of... really good start, really solid start by Ao Vaida, but then in the end, the last part of the last corner wasn't great, but still for sure better than his first run. Jā, pirmais brauciens nebija tik veiksmīgs, otrais izskatījās ļoti labi. Kaut kādas zonas šur un tur neizdevās paņemt, bet vismaz beigās nobrauc līdz galam pie kaut kādiem puslīdz labiem punktiem. Es domāju, Igauņu pilots tiks. And it's 62 points, betters his score. Mõtlesin, et lähen täiega parandama seda teist palliringi. Sõitsime ikka veel 4. käiguga, see tähendab, et 3. ei kasuta, sest et seda peaaegu ei ole. Ja 62 punkti parandus, aga mitte liigne. Ütleme nii, et oleks eeldanud, et saab rohkem. Ja siis nüüd tõstame auto üles, võtame kasti alt ära, ootame enne kui maja. Panin ikka tegin ka peale ka või? Kiire kasti eemaldisse. Tuli ära või? No järgmist ma näen väga hästi. See on näed? Jaa, see on juba lebo. Samsonas. Oleks nagu purjus joonas. Ei tegelikult, ma mõtlen kaupad, see kast on hea, lihtsalt hooldusmees hooldab valel ajal. Et ainult õllist ei piisa peab ikka oma fotoid ja laagrit üks vahetama. Vallipäev on möödas ja auto on nüüd remonditud. Sõitsime ikkagi nii nagu enne 4. käiguga. See tähendab, et 3. käigu ammakas oli veits pihta saanud ja ma ei julgenud seda enam kasutada. Nüüd on kast remonditud ja oleme valmis. Kui leiaks veel keevituse aparaadi, siis keevitaks hästi vähe mootori käpa ühte mõra. Elektroodiga proovisin keevitada, aga oli ainult üks elektrood, nii et päris heaks ei saanud, aga parem kui alguses. Ja muus osas ongi nii, et ootame oma trenne
Semi-Pro teeb top 32 sõidud ära ja saame sõita. Lifehack. Sidurivedelikku suht vähe, pidur on täis. Järelikult tuleb siit luuk maha võtta. Võtad süstla, tõmbad täis ja paned siia. Valmis, peaaegu võrdne. Godīgi novēlēsim Daniēlam Gauliņam veiksmi. Un visiem dalībniekiem, kas šobrīd jau mums sabraukuši. Of the top 32, and those are two Estonians, Christian Salmre and Vaida, and Christian Salmre leading, Vaida chasing, and here we go, they are about to initiate in the first turn, and here we go, Salmre in front, Vaida chasing with a lot of smoke, there's a lot more speed than a Pro 2 class, and then the side job, there's a correction by Vaida at the back, Salmre still keeping it together, a bit of an angle there, a transition to the next part of the track, corrections here and there, and what a close run there, really close to the ball of Christian Salmre, and finishing the run. Oh, nice start to our pro tandems between Christian Salmre and Vaida. Paskatīsimies arī atkārtojumā šo braucienu un arī turpat blakus un jau samainījušies vietām un brauks vēlreiz. So, the second part of the battle between Christian Salmre and Vaida is on this way. Vaida right now out front. Christian Salmre will be chasing. All Estonian battle here in top 32. Let's go, part 2. Vaida out front. Getting up to speed before the initiation. Nice initiation there by Vaida with a really wide line. Salu even wider there. Chasing each other. What a run there by both Estonians. A bit of a better line for Vaida and a bit of a mistake for Christian Salmre. He's straightening out, I think, at the end. He is against the wall. Luckily, he escapes it, but a bit of a messy run there. And once again against the wall, as Salmre was trying his best, but I think overcooked it a little bit in the chase position. Jā, izskatījās nevisai veiksmīgs brauciens Kristianam Salmre. Tur vairākas kļūdas, korekcijas un beigās gandrīz vai arī šī betona siena. Vēlreiz atkārtojumā varam pavērot ļoti laicīgs iemetiens Vaida. Tur viņš varbūt nedaudz šaurāk, Salmre šeit cenšas piebraukt tuvāk, pēc tam vēl viens pārmetiens Vaida. Pārējie, protams, izbraukt plašāk, vēl viens pārmetiens un šai pārmetienu brīdī, tur Salmre šķiet praktiski iztaisno automašīnu un te vēl kontakts ar armu esošo sienu, veiksmīgi izdodās izglābties no tādas pamatīgas avārijas un tā arī noslēdz brauciens. Šķiet tur vēlreiz pat Salmre trāpa pa sienu un ne tas veiksmīgākais brauciens Christian Salmre. Jā, man liekas, te jau bija pazaudējis leņķi un man liekas, ka nedaudz pārkars izskatījās Salu šajā sakojušā pozīcijā, ceļš saprotot, kad ir kaut kāda kļūda pieļaut, tad gribās it kā to atvinēt, bet tāds autosportā nenotiek. Un šobrīd jau gaidīsim rezultātu paziņojumu. So we're waiting for the result between Vaida and Christian Salmre. And the winner in this battle is Vaida. Vaida gets the win, advances on to top 16. Tūliņi rekur arī uzmanību Lukspor signālam. Tas ir zaļš, Mārtiņš Imermans pa priekšā, Vaida seko, pirmais brauciens top 16 ir klāts, Saulīte mums ar caur mākoņiem spīd, esam gatavi lieliskām cīņām aiziet. Imerman ļoti plaši, ļoti plaši, bet noturās trasē, par laimi viss tur ir labi, jāmēģina tikt līdz ārmai, tas arī šeit izdodas liels leģis, liels ātrums. Redzam, ka Igauns pat nespēja īsti tikt līdz tam ātrumam, ko Mārtiņš Imermans tādu uzsit nedaudz pa sienu, bet saglabā kontroli pār automašīnu, slīd gar pašu sienu Mārtiņš Imermanis. Jā, iespaidīgs sākums Mārtiņa Imermaņa izpildījumā gan pirmajā, gan noslēdzošajā pagriezienā. Tur Mārtiņš Imermans pavērosim vēlreiz atkārtojumā.
balansē uz naža asmens, tā varētu teikt. Lūk, vēlreiz atkārtojumā ar vienu riteni izmet ārpus trases, tomēr izdodas savākties. Vaida nedaudz iepaliek, protams, Mārtiņš Imramans ļoti ātrs šeit gandrīz apmaldās dūmos, tikmēr redzam ārpus atkārtojuma. Vaida šķiet, ka dodas uz service zone, so it looks like Vaida is going to the service zone. Maybe there is some issue for Vaida's car. Vaida has a debeaded tire and that's it for him. Tātad noborte. Läbi sai hästi kiiresti, hästi lahedalt. Tegelikult täna tunne oli, et on nagu kõva päev ja sõita meeldib ja kõik on hästi. Aga panin õrnalt järgi, see ref tuli maha ja kaotasime, nii et siit finito järgmine kord uuesti. Kebabi sööma.